tänu High Voltage'ile sain testida, kasutada, proovida mõned päevad siis Atlas Orioni anamorphic lense. Minu jaoks täiesti uued asjad, ülimalt ägedad, ülimalt professionaalsed, aga kuna minu kogemus nende lensidega on nii väike, siis ma palusin Mart Varese enda juurde nii-öelda natukene jutustama nende koha pealt. Et Mart, sina oled kasutanud anamorfikut, ma arvan, pea igas oma projektis. Peaaegu. No ütleme, ma arvan, et viimased projektid on vist enamus. Jah, no nii palju kui eelarve lubab. Jah, et nagu ma sain aru ka, et tegelikult eks ju anamorfik nii-öelda optika, kui me sellest räägime, siis üks asi on hind. Jah, kindlasti. Hind on neil, ütleme, enamjaolt ikkagi üle kõikidest lensidest, ikka kordades üle. Nii rendi poolest kui ka kostes. Aga ma mõtlengi seda, et ütleme tavavaataja, eks ju, isegi mina esimest korda proovisin anamorfikut. Ehk siis ma alati vaatan naisega kodus filmi, siis mõtlen, et vaata seda lensi, vaata, see on tehtud, vaata anamorfikut, vaata seda flare'i või seda, kus sa ütled, anamorphic flare, eks ju. Ehk siis tekib see sinine vägev selline triip või... No jah, see ei pea olema sinine ise. Jah, just, see võib olla erinevat tooni. Just, et seal on erinevaid flare ka, et ta ei pruugi alati olla sirge joon, ta on piklik flare küll, aga ta võib ka olla kohati ovaalne. Et näiteks kukilensidel on ta pigem ovaalsem, seal on, ta on segatud see flare, see ei ole ainult üks kindel flare, vaid seal on nagu erinevad kujundid on sees, aga ta on pigem ovaalsem, jah. Aga kui me räägime nüüd sellest flare'ist, sina olid ka siin, kui ma testisin siin väikest testivideot, eks ju, siis me saime sellest kohe aru, või vähemalt mina sain aru, et see nii-öelda valgusvihk, mis peab lensi sisse minema, eks ju, peab olema üpris tugev ja üpris konkreetne. Ja terav valgus. Et terav valgus tekitab teravama triibu, eks ju. Et see oli ka minu jaoks nagu see, nagu okei, mul oli taskulambi patareid tühjad, eks ju, sellepärast ma ei saanud seda kasutada. Aga okei, üks asi on see nii-öelda see flare, see äge nagu look, mis tekib, eks ju, et alati mingi sellistes politseifilmides tulevad nad mingite taskulampidega tuppa, eks ju, siis terve tuba on mingit värki täis. Aga minu küsimus on see, anamorfik ei ole ainult ju selle pärast. Ei ole kindlasti. Anamorfikut kasutatakse palju tema kompressiooni pärast ja selle pärast, et see tuleb tegelikult filmilindi pärast, kunagi kasutati neid filmilindil. Aga nagu tal on väga ilus kompressioon on, see pouke on, mis seal on võrreldamatult ilus ja lisaks sellele, kui sa anamorfiga filmid, sa pead arvestama sellega, et ta ei ole võrdeline tavalise lensi fokaalpikkusega. Ta on palju laiem, ehk siis kui sul on 50 mm, siis ta on lähedane 25 mm nii edasi, et ta on palju, sa näed toas palju rohkem tegelikult, kui sa võtaksid nagu sfeerikal lensi. Õige nii-öelda, tähendab siis tavainimese loogika vastu, eks ju, et 50, siis on tegelikult 25, eks ju. Just, umbes sükene. Üpris lai. Ehk siis, et sa ütled siis, et see 40 on siis tegelikult lähedal 20-le. Jah, ehk siis tegelikult üpris lai, eks ju. Et ma sain sellest ka aru tegelikult, kui me siin üritasime saada seda flare'i sisse, siis tegelikult ma oleksin võinud tulla ju täitsa nii, et ma olengi kaadris sees. Sest ma pärast nagunii kropin pisut, kui ma tahan. Kui sa tahad kroppida. Jah, sest kahekordne kropp või kahekordne, mis see on? On see kropp või ei ole? Kahekordne... Vaata, anamorfik 2 korda, eks ju, mis see tähendab? Ühesõnaga, see tähendab seda, et mida ta tegelikult teeb, kui anamorfikul filmitakse sensori peal, ta filmib tegelikult terve sensori ulatuses, aga ta on pikkupidi kokku pressitud, ehk siis sa pärast lükata õigeks ja siis ta läheb laiaks. See on see. Ja kui ma tahan seda nii-öelda, et mustad ääred tulevad tegelikult ju sellest, et on anamorfik lens või ei tule? No tegelikult seal musta äärt ei ole. Jah, tähendab, jah, et... Musta äärt ennast ei ole, jah, aga kuna kõik meedia üldjuhul on 16:9 ja sul on see pilt on nii lühik või nagu nii kitsas, siis tulevad need mustad äärt kas pannakse juurde või siis tuleb automaatselt juurde, kui see maha mängib kusagil. Ehk siis tegelikult ma oleksin võinud varastada tegelikult kaadri äärest ju nii-öelda ollagi tegelikult lambiga seal sees. No sa võid varastada, jah, see on nagu iga pildiga, see oleneb, mis resolutsioonis sa filmid on, kui sa full ADS filmid, ega sul seal väga midagi varastada ei ole, sa läheb solgiks ikka. Ega tegelikult isegi 4K väga palju ei võimalda. Ta võimaldab selle, et sa saad selle pildi kätte, eks ju. Aga siis nüüd räägimegi sellest, et mis kaameratele, eks ju? Sul on isegi see näiteks, kui sa mängid maha teda pärast või su lõpp-projekt on 16:9, siis sa võid täiesti julgelt seal servas seista. Sa paned omal kaameras markerid lihtsalt ja sa lõikad ju jupp maad mõlemast servast maha. Ja sa panedki 16:9 markeri, eks ju. Just, ja siis sul seal servas on tegelikult väga palju ruumi kasutada. Ja seda tehakse palju ka
mitte palju, seal tehakse ka filmides nii, et filmitakse anamorfikutega, et saada anamorfik looki, aga need filmi lõpptulemus on 16:9 ja siis pärast selle järgi markeerida. Just. Aga nüüd, okei. Sain aru, et see ei ole sugugi selle ägeda sinise või siis oranži või punase või mis iganes värvi sa saad vist neid panna, eks ju. On oranžid. See oleneb ja see oleneb ka sellest, see oleneb ka valgusallikast. Jah, et mis värv tuleb lensi sisse, eks ju. Okei, see on nagu aru saada, aga küsimus nagu kaamerate kohta. Jah. Enamus anamorfikut on PL mountiga, eks ju. Jah. See tähendab seda, et kas sa siis näiteks, kui mina kasutasin seda Canon C70-V-s, mul oli vaja lisaadapterit, aga sina kasutad üldjuhul Redi, eks ju, teemal on kohe PL mount. Just. Mul on mõlemad mountid olemas. Jah, just. Et kui nüüd tavainimene ongi, et kuule, ma tahaks ka proovida neid. Tahaks rendist võtta. Mis nende eelis on tegelikult high voltage'il on ka olemas EF mount neile. Jah. Nendel on vahetatavad mountid. Nendel esimene kord, kui ma kuulsin sellest, et sa saad anamorfik lensidel mounti vahetada, oligi nende samad lensidega. Et see on minu arust, ma võin valetada, kui ma ütlen, et need on esimesed, kellel selline funktsioon oli, aga esimene, millest ma kuulsin. Aga nüüd on see küsimus ka, et ma ei saa ju seda igale kaamerale panna. Või tähendab, saan, aga peaksid saama ikka. Kas kaamerat on vaata see squeeze mode, eks ju? Just, tehniliselt võttes sa saad panna seda igale kaamerale. Milles on probleem on see, et kui sul kaamera ei ole sees anamorfik funktsiooni, siis sa lihtsalt näed seda pilti selliselt kokku surutult, nagu ta tegelikult on. Ja sellega on võimatu tegelikult... No suhteliselt jah. See fookus ja asja ajad tagasi. Et sa saad, tehniliselt on see võimalik filmida nii, näiteks statiivi pealt paned fookuse paika ja kui sa ei liiguta seda kaamera, et sa saad filmida pärast digitaalsetest squeeze'ida. Aga sa näed seda alles peale monti, eks sa näed alles seda, kus arvutisse paned. Ehk siis tegelikult on ikkagi, peakski siis, ma ei tea, ongi odavam otsa kaamerad, C70-l on olemas see nii-öelda mode, eks ju, Komodol on olemas, need on tegelikult odavam otsa näiteks korralikult kaamerad. Variant tegelikult on kasutada välist monitori. Osadel välistel monitoridel on see anamorfiku funktsioon olemas. Squeeze sees, isegi mulle endal oli tegelikult. Just, et sa saadki läbi selle monitori näed nagu õiget pilti ja siis pärast lihtsalt disqueesid. Jah, see on hea. Ei, see on huvitav, ma ütlen, ma lihtsalt erinevaid asju proovisin sellega teha ja kui ma ta arvutisse tõstsin, siis see pilt oli, ütleme nii, et mina ikkagi filmin tavainimeste lensidega, eks ju, odavamate autofookus lensidega. Mina tõesti armusin nendesse, nendega tuleb kõvasti tööd teha, räägime fookusest. Sa nägid, kuidas ma siin struggle'isin, et fookust, olgem ausad, sa saad teha, kui sul on väga kindel võib-olla staatiline plaan. Või tähendab, objekt ei liigu, eks ju. No oleneb kogemusest ka enne. No just. Minu enda kogemus on see, et ma olen ise keeranud ka fookust nii, et mul ei ole follow fookust, ma olen keeranud otse lensi pealt. Väga keeruline asi, mida teha, eriti kui sul on liikuv objekt, aga see ei ole võimatu iseenesest. Et ma olen filminud enda 2 muisavideot küll, lihtsalt sellepärast, et ei olnud võimalust muud. Aga üldjuhul on see, et kui ma anamorfikutega filmin, siis ma võtan ikkagi endale fookuspulleri, kes remote fookusega keerab fookust, sest siis saad keskenduda oma plaanile, saad näha, milline pilt on ja siis sa ei pea mõtlema selle peale, kuidas sul käsi käib ja pingutama ennast. Teed raske ka. Ja raske ka, sest see pikkus, see fookus pikkus või see, kui palju see ratas ringi käib, on väga pikk, et sa ei jõua seda lihtsalt tõmmata käega ühest otsast teise. Üks asi, mida sa veel soovitasid, oli see, et kui nüüd ei ole eelarvet või ei ole võimalust, siis fookuspullerit endale rentida, siis tegelikult ju ise sinna see, ütleme, ma ei tea, Nucleus M või mingisugune Nucleus lihtsalt follow focus, mis käib kaamera külge. Et sellega on kindlasti lihtsam kui see, et sa nüüd üle käe kuskilt sealt 2 ringi üritad ise teha. Ja, et sa pead, sul ei pea käsi olema selle kaamera all, et sa saad rahulikult kõrge külje pealt teha, et sellega on nagu, nõnda on täiesti okei teha. Ja kindlasti, eks ju, ütleme, shoulder riigi pealt on seda kindlasti lihtsam teha kui käes. Just. Ja shoulder riigi samamoodi, kui sul on follow focus on olemas, ja siis saad täpselt samast keerata kõrvalt, kui sa vaatad. Just, aga sul on olemas alati see tugi, eks ju, muidu sul on ühe käe peal, mida ma ka tundsin, et nagu vau, et okei, ma hoian ühe käega kinni, pikalt ei jõua hoida ja kui sa teise käega pead veel seal, ma ei tea, 2 tiiru tegema ja kui keegi objekt veel liigub ka. No easy rig on ka variant. Kui easy rig seljas, easy rig on ka lihtne. Sa pead arvestama ka sellega, et ta on hästi front heavy, ehk siis see lens on ise, ma ei tea, palju see kaalub, 2 kilo vähem. No raske on küll. Just, et kui sul on kaamera, eriti kui sul on mingi väga kerge kaamera, siis sa pead arvestama sellega, et see raskus on sul ees otsas kõik. Et siis kas sa paned oma laku balansiks veel taha või midagi, mis seda nagu tasakaalu jääb. Mulle endale öeldakse, et vaata, mida raskem riigi, eks ju, ehk siis mida raskem kogu kaamera riigi asi, seda stabiilsem ta on.
mõnus oli küll, aga jah, ütleme nii, et see vajab rohkem kui 3-4 päeva. Harjutamist. Jah, lihtsalt sa pead minema, tegema. Tulemus on üliäge. Ma loodan, et lihtsalt Eesti turul oleks veel rohkem ka neid nagu nii-öelda odavama otsa tegijaid, sest olgem ausad, see lensikitt tegelikult rentides väga mega kallis ei ole. Või on eelarvet, eks ju. Just, täpselt. Et isegi kui on mingisugused lihtsad projektid statiivi pealt, võta need. Äge on, lihtsalt see tulemus on nii palju teistsugusem. No see oleneb on projekti spetsiifikas ka, et kas sul on, millist pilti sul vaja on, kui sa pead näiteks tead, et sa pead lõikama endale Instagrami mingid klipid pärast, siis on suht võimatu teha anamorfikuga. Ei ole üldse pointigi. Jah, ei ole pointigi, jah. Aga kui sul on projekt, mis võimaldab seda ja nagunii sa lensid rendid endale, siis miks mitte proovida, et pilt on lihtsalt, ta on ilus. Need on väga ilus, tal on mingi, nii nagu ma ütlen, et tal on täiesti totaalselt teine karakter. Jah, meil on jooksev nali on, et näiteks kui me kasutame kuki anamorfikuid, et siis sa võid selle ükskõik mille peale keerata, kas või Sito Innimaas filmida, see on ikka ilus, eks ju. See on ikka ilus, see on cinemaatiline. On siis ikkagi asi selles, et tegelikult pildi teeb kõvasti ka nii-öelda, kes on kaamera taga, aga kaamera ise ka ja olgem ausad, mina olen ikkagi seda meelt, et lens, olgu see kaamera võib-olla isegi halvem, aga see, mis sul on kaamera ees, teeb selle pildi. Aga teine asi veel, mida ma tahtsin sinuga natuke siin nii-öelda jutustada, on siis Aster ja Tubid. Oled sa neid ise kasutanud, eks ju? Kõvasti. See on minu meelest tänapäeva nagu filmindusmaailmas nagu must have praegu. Ja viimased 2 aastat on siin olnud, et iga muusikavideo, mis välja tuleb, on need olnud Tubidega, eks ju. Üle kasutatud. Et mul endal on ka nii-öelda vähe teise brändi omad, annavad tegelikult sama nagu asja välja, aga kindlasti nad ei ole nii, nad on siis mingid heavy duty'd ka, eks ju. Nad on heavy duty, tal on valguskvaliteet on väga hea, et kasutatavus on väga hea. Minu meelest kas mitte Ken Block autoga üle ei sõitnud sellest? Jah, oli midagi sukest. Mingi, et nad on ikkagi, nad on heavy use'i jaoks, eks ju. Valgustugevus on väga hea, neid saab linkida, värvid on kõik väga head, efektid on head ja neid saab kasutada, saad programmeerida ka neid vabalt. Proovisimegi, eks ju, tegime ju, eks me panime siin 6-8 tükki neid läbi äppi. Alguses muidugi, kui sa ei ole seda teinud, siis võtab see aega, katsu kodusse läbi teha, aga see just, et sa saad neid läbi äppi juhtida, mis on nagu mega mugav, sul on 8 valgust paigas, sul on näiteks mingid grupeeringud tehtud, ainult paned nii-öelda, mingi mees on sul nii-öelda valgustaja, siin on meil samamoodi 1, 2, 3, 4, 5 tükki põhimõtteliselt, mul ei olegi tegelikult vaja suurt valgust. Näiteks, iseenesest neil on olemas ka, kui ma ei eksi, neil peaks olemas olema ka selline riig, et sa saad panna põhimõtteliselt nagu kinoflooda tööle. Sa saad panna ta, eks ju, järjest, jah, pulvad järjest. 4 tükki näiteks või 2, siis on nagu suur valgus. Ja ta on pehme valgus, see on juba ilus. Ma näen, et see Fallout on juba nagu siuke fräpp on nagu ümber. Kannatab portreed filmida või mida iganes intervjuusid teha tegelikult. Ja pildistada. Mina võtsin endale 2 sama pikka tegelikult, eks ju, teise brändi oma, aga pildistamise jaoks jõhker abi. Nagu mingid, ma ei tea, long exposure'id, light paintingud modellidega tegelikult, lihtsalt fillid. Õues mingit saadet teha kuskil, viskad telki kuhugi, paned, kasutad. See on täpselt samamoodi, rendid 8 seti, eks ju, mis ta oli, ma arvan, mingi, võin eksida, aga mingi 200 eurot äkki. Tal on seal kohe kasti sees, eks ju, ülihea kast on kaasas, kõik on ilusti ära pandud. Lähed kuskil, saad voolu, eks ju, paned juba, seal on nii-öelda laadija ka, eks ju, paned taha, laevad täis, kestavad kaua. Põhimõtteliselt saad otse seinast ka panna, kui sul jah, just, aga kestid ka mingi meele. 10-20 tundi. Nagu sellest, kui kaua ta kestab, sõltub see, kui võimsalt ta valgust laseb, on ju. Kui sa paned ta põhja, siis ta kestab mingi 4 tundi äkki või 5 tundi. No aga see on ikkagi maa ja ilm. Just, aga tihti ei kasuta seda. Selles mõttes ma ka suht peaaegu iga produktsiooniga, kus meil on mingid setid või asjad, ma panen nagu ühe seti sisse. Sellepärast ka seti peal, kui sul mingid riiulid või voodid või telekad või midagi, kuhu taha on vaja valgust panna, siis see on väga hea lihtne asi, mida lihtsalt lükata kuhugi taha, panna tööle ja kontrollida seda puldist. Just, praktikali jaoks on ju tegelikult. Sa saad pikendada praktikali, et sul ongi mingi põrandalamp on ju ja siis sa sellega paned kuhugi nurka peidad ära nii, et ta kumab rohkem valgust samas toonis ja valgust. Võimendab seda. Ei, väga lahedad asjad. Muidugi pead olema kõva mees, et seda kohvrit kaasas vedada. See on nagu ülimalt raske, kuigi lamp ise on ülikerge, aga ma võtsin kätte selle ja mõtlesin, et okei. See on jah üks suur miinus, kui sul on see 8 set, siis ta on ikka jõhkrat raske. Aga olgem ausad, kui sa lähed setile, siis seal ei ole probleemi. Samamoodi sellega oma suur kohver on kaasas.
aga olgem ausad, hinnaklass, eks ju, 8000 pluss on üks nii-öelda üks odavamaid. Jah, üks odavamaid. Anamorfikutest. Aga sellel peab ka olema korralik ümbris, et sa seda oma kotti ei viska. Maha ei pilla. Kaamerast kallim optika, üks optika. Siis jah, ütleme nii, et peab ikkagi olema safety first. Kuule, aga Mart, aitäh sulle. Selles mõttes mina sain enda nii-öelda küsimustele, asjadele vastuse. Ma sain asjaliku inimesi, kes on seda asja kasutanud ise. Mitte see, et ma lähen nüüd filmin kuskil loodust, pärast mõtlen, mis see nüüd on. Et samamoodi valgustega sina oled kasutanud seda, kindlasti panen juurde siia sinu mõned tööd, mida me saame vaadata. Aga meil on see Liis Lemsalu video oli, kus nad tantsivad. Seal on, me tegime riigi, seal on näha, nende kohal on just sama Astarot ja seal on ka ta programmeeritud, et ta käib nagu lainetena ja teeb igast mingit trikke. Väga lahe, väga lahe. Igal juhul saab neid asju kõiki siis High Voltage'ist rentida, kindlasti soovitan proovida, testida ja viia oma nii-öelda videotöö järgmisele levelile.